Kui ma räägin Exupéry'st, Prantsuse sõjalendurist, siis ma mõtlen täiesti automaatselt sisse dresseeritud, treenitud tundega loomulikult kõigepealt Väikese printsi peale. Ma lugesin Väikest printsi, nii nagu arvatavasti sinagi kõigepealt põhikoolis. Siis ma lugesin muinasjuttu, eks. Selles muinasjutus oli keegi tont, kes ei osanud lennukit juhtida, kukkus sellega kõrbe, putitas seal nii nagu meie kooli tulevased autogeeniused, putitas oma lennukit ja siis tuli tema juurde väike poiss. Väike poiss hakkas tasapisi jutustama, et ta tuli väikese tähe pealt, planeedi pealt, asteroidi pealt. Sellel oli number ka. Siis jutustas Väike prints meile seda, et tal oli seal naaber väikestel planeetidel kuningas, arveametnik, joodik, kõikvõimalikku suhteliselt absurdset ja vastikut rahvast, seega tiirleb ümber meie planeedi. Hea teada, Väikese printsi planeedil oli roos, tema ainulaadne, kordumatu roos. Kui sa selle roosi olemusse vähegi seestud, süvened, siis sa saad aru, et see oli üks päris nilbe nartsissist. Ta oli mina, kasutas printsi ära, pisendas printsi, terroriseeris printsi, nii et prints loobus oma väikesel planeedil mitmekümne päikeseloojangu vaatlemisest, tõstes tooli edasi. Tuli tulema. Kuidas ta tuli, ei tea. Exupéry on meile Väikese printsi raamatusse joonistanud illustratsioonid nii elevandist, kes on voamao sees, kui kasti pandud lambast, ehk siis Exupéry oli multitalent. Ta oli kirjanik, kunstnik, kes kirjeldas seda, et olles mõnda aega puhanud oma väga armastatud roosis, tahtis sisemine laps Väike prints oma roosi juurde tagasi. Me kõigil on täpselt samasugune tobe komme tahta tagasi oma ebamugavustsooni. Niisiis, kui mina seda lugesin sinu ealisena, siis ma ka vaatasin, et see on üks naiivne lugu. Kui ma lugesin seda ülikoolis kõrvuti raamatuga Öine lend, ma juba hakkasin mõikama, mis asi see päriselt on. See on eksistentsialismi, inimolemuse liialdamata öeldes piibel, entsüklopeedia, pisikene ja kõik on olemas. Exupéry Väike prints on akadeemik Ülo Vooglaiu ja filosoofia professor Asser Murutari, kes on minu laste vanaisa, konkurentsitu lemmikraamat. Seda lavastati balletina Vanemuise teatris, kus ma vaatasin etendust koos oma esimese lapsega, kui tema oli 2-aastane. Praegu on ta MMA ja judo meister, mustvöö, teine tann, jaba. Tol ajal oli ta 2-aastane. Hetkel, kui leppisid kokku Väike prints ja Madu, et Madu nõelab Väikest printsi ja aitab tal minna kehatuna koju tagasi.
Proosaliselt öeldes tapab ta ära, sest kehaga koos vot siit planeedilt minema ei saa. Sel hetkel Vanemuise teatri laval süttis tohutult suur punane süda, pulseeris. Ja minu 2-aastane poeg Richard hüüdis üle saali tomat, mis oli absoluutne kingitus kogu publikule, sellepärast et väikese printsi, keda kehastas Andrus Kallaste, surm Mao abiga, keda kehastas Oleg Titov. See oli palju helgem. See oli järsku kergendus, leevendus. Vabastava naeru abiga saime aru, et elu läheb alati edasi. Mis juhtus Exupéry enesega? Kui sa natuke suuremaks saad ja loed raamatut Öine lend, siis saad sa teada, et inimesed teevadki töid, mis on neile kõige vähem sobivad üldse. Niisugune kaunis hing filosoof, niisugune õrna hingega meeliskleja, joonistaja, nagu oli Antoine, ta ju ei oleks tohtinud olla sõjalendur. Ta suutis alla kukkuda 9 korda, nii et ta jäi ellu, putitas oma moosiriiulit, lendas edasi. Aga 10. kord oli viimane. 10. korral kukkus sõjalendur Exupéry Vahemerre. Tema lennuk leiti 2000. aastate alguses Vahemerest üles. Samas leiti üles raamatukogust paberite hulgast ka see leht, mis on praegu just sinu käes. See on testament, see on tema viimne tekst üldse. Sellest tekstist paistab, et ta teadis, et rohkem selles kehastuses ta ei kirjuta, et ta lendab viimast korda ja et ta järgneb oma väikesele printsile, et tulla kunagi tagasi. Selle tekstiga teeme niimoodi, et kuivõrd ta on meie rõõmuks eesti keelde tõlgitud, siis me kasutame teda eesti keele õppevahendina. Mina selgitan, miks me paneme need kirjavahemärgid ja kokkulahkud. Sina kirjutad oma enesepalve. Kuku. Sina kirjutad oma enesepalve, mille põhjus on erakordselt lihtne. Meil on advendiaeg, meil lähenevad jõulud. Me palvetame iseendale sellest aru andmata nagunii. Me palvetame praegu just mõeldes oma tekstile, ilma lobisemata, kui tohiks paluda. Me palvetame kõndides jõusaalis, õues tööd tehes, igal võimalikul hetkel, kui sa midagi soovid. See ongi palve. Ühtlasi me praegu ju oleme eriti teravdatult hea käitumisega seoses sellega, et päkapikud on liikvel ja jõuluvana on peagi meil sisenemas kas korstnast või kusagilt mujalt. Niisiis vaatame, mis selle tekstiga meil toimub. Exupéry palve pealkiri ilma punktita. Loomulikult. Armas Jumal, koma põhjus. Me alati paneme komade vahele selle, keda me kõnetame, ükskõik siis, kas see on Jumal, päkapikk,
Jõuluvana isiklikult või president ikka tahab üte lause liikmena koma. Jumal, koma, ma ei palu sinult imesid ega nägemusi ja ning ega või nende ette koma ei käi ka mitte jõuluajal. Ega nägemusi, koma, see siin on nüüd see vaid, mille ette koma käib. Meil on kahte moodi vaid, üks vaid on see, mis võrdub sõnaga ainult üksnes kõigest vaid, aga see siin on vastandav vaid, mille ette koma käib. Imesid ega nägemusi, koma, vaid tugevust igasse oma päeva. Õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti. Ma võin sulle kinnitada ka siis, kui sa hakkad saama üsna varsti, ülehomme peaaegu 60-aastaseks, seda trikki õpid ikka, sest ikka veel sa proovid astuda kogu redelist ühe korraga üles, veel enam, ikka veel üritad sa astuda astmetele vales järjekorras. See ei tööta välja, uskuge mind. Niisiis õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti. Tee mind tähelepanelikuks, üks sõna. See on väljend, see tähelepanelikkus. Tähelepanelikuks ja leidlikuks nii, koma, et saaksin igapäevaelu. Kõik 3 sõna kokku. Igapäevaelu, termin samas, kui sa ütled iga päev, kogu aeg, jumala pärast, ära palun neid kokku kirjuta. Iga päev lahus, igapäevane ja igapäevaelu kirjutame kokku. Igapäevaelu sagimistes nende avastuste ja kogemuste juurde, mis mind omal ajal erutasid. Tõlgin. Autor palub, et ta saaks ühendust oma sisemise lapsega. Sisemine laps enamasti on meil päris palju haiget saanud. Ülisageli on meil lapsepõlvetraumad, teismeea traumad, you name it, meil on kõike. Ja sellepärast me oleme lõpetanud valu vältimiseks oma sisemise lapsega suhtlemise ja nüüd palub piisavalt palju lennanud ja kukkunud ja lennanud ja joonistanud ja jälle kukkunud ja kirjutanud ja veel kord lennukiga alla kukkunud, eksüperi, nii väikest asja tagasi lapse meele juurde. Õpeta mind aega õigesti juhtima. Tal ei olnud mobiiltelefoni, tal ei olnud tšat-tšat ja tšapa-tšapa, aga ka tema juba tajus, et miski on see, mille pärast aeg libiseb käest ära. Elu saab otsa, nii et me suudame sellest suure osa ära raisata, mitte kasutada. Anna mulle peent tunnetust, et teha vahet esmatähtsal üks sõna. Sul ei saagi jääda, eks, see sõnakesekene üksinda, see esmatähtis, esmasündinu, esmakordne. Need on alati liitsõnad. Esmatähtsal ja teisejärgulisel ka liitsõna, kaarekesega ühendame nad. Jah. Uus lõik, nagu te näete, eksüperi on olnud päris osav poiss teksti liigendamisel. Ka oma viimse teksti ehitas ta üles nii nagu meiegi, sissejuhatus, teemaarendus, lõppsõna ja mitte liialt palju lauseid ühes lõigus. Palun jõudu hoiduda ja ära öelda asjadest, mis panevad mind elus laperdama ja elust läbi libisema. Kuna meil on läbi libisemise ees täiend elust,
läbi libisema, siis me jätame lahku. Läbi libisemine ilma täiendita oleks koos, aga läiend sekkub sellesse koos olemisse, nii et kokku ei kirjuta. Ja palun abinõusid, siis mitte anumaid, vaid abinõusid, üks sõna, täitsa kohe sõna, selline ongi missi ees sisuliselt alati, siin ka nagu need abinõusid, mis aitaksid mul oma päeva targalt kavandada nii, et näen selle tipphetki, üks sõna, hetkeliik, termin, liitsõna ja leiaksin vähemalt aeg-ajalt. Sul on nüüd 2 võimalust, kas paned vanamoodi aeg-ajalt vahele sidekriipsu või kirjutad täiesti kokku. Igal juhul aeg-ajalt on siis koos, moel või teisel. Mahti nautida kunste. See kõlab väga nooblilt ja naljakalt ka, no mis asja. Võtan Netflixi, võtan YouTube'i, vaatan kauneid kunste. Ei vaata. Kui sa paned tähele, mis asja sa tegelikult teed, siis sa hakid, pihustad ja lahustad oma elamusi. Sa vaatad Netflixist võetud filmi, keegi teeb tilks telefonis juba. Sa hakkad vaatama mitte filmi, vaid tilksu, mis ta ütles. Ja sul ongi katki see nautimine. Nii et rohkemgi kui 40. aastate inimestele on see sõnum meile. Ehk siis, kui sa lähed kinno, siis ole kinos. Pane telefon ära. Oleks öelnud Exupéry, kui ta oleks teadnud, mis asi meie käes tulevikus on. Aita mul mõista eti ees 90 juhul 100 ongi koma. Et unistamine siin ei aita. Nüüd sobiks meile päris hästi siia mõttekriips. Ta on pikema hingetõmbe koht kui üks pisike koma. Mõttekriips on natuke intensiivsem kirjavahemärk ja peale selle ei lähe ta kunagi valesti. Mõttekriips on turvaline tegelane. Kasutame seda. Nii siis mõttekriips ei mineviku ega tuleviku unistused ja ning ega või nende ette koma ei käi. Nii on selline räpp. Aita mul olla siin ja praegu ja pidada kõige olulisemaks praegust hetke. Päästa mind naiivsest veendumusest, et elus peab alati kõik laabuma ja sujuma. Loomulikult me tahaksime, et nii oleks. Tegelikkuses selgub pärast ilget jama, hulle äpardusi, erilist hävimist, et see oli hea. On jah paradoks ehk vasturääkivus, aga nii on. Enamasti iga äpardus päästab meid mingist veel suuremast jamast. Kontrollitud korduvalt. Anna mulle selge teadmine, et raskused, lüüa saamised, langused ja ebaõnnestumised loomulikult kokku. Eba ongi niisugune abisõna, mille me peame alati teise sõnaga ühendama. Teda üksinda ei ole olemas. Ebaõnnestumised on vaid loomulik osa elust, tänu millele me kasvame ja küpseme. Aitäh. Saaks kuidagi kergemalt, palun, jah? Tuleta mulle meelde, et süda vaidleb sageli mõistusega. Saada mulle õigel ajal keegi, kellel on julgust öelda mulle välja tõde,
aga teha seda armastavalt. Eriti lause teine pool on erakordselt tähtis. Me kõik ütleme tõde, mida nooremad oleme, seda tõdedam tõde meil on ja seda rohkem me teeme teistele haiget, paugutame nende südame peal täis tallaga, mida suuremaks me saame, seda enam me väldime teisele haiget tegemist. Mitte sellepärast, et piibel ütleb, ära tee teisele seda, mida sa ei taha, et sulle tehakse. Sellepärast, et me ise ei taha enam teistele haiget teha. Tuleb selline päev. Ma tean. Ma tean, on ka Exupéry järgmise lause algus. Ma tean, et paljud probleemid leiavad lahenduse ilma, et peaksin midagi tegema, nii et anna mulle kannatlikkust. Kombinatsiooni puhul nii, et on meil 2 varianti. Meil on kombinatsioonidel alati 1 koma ja siis on sul võimalik valida, kas see koma on enne sõna nii või enne sõna et. Igatahes 2 koma sellistes kombodes ei ole. Ja ühtlasi pöörame tähelepanu sõnale kannatlikkus, mida ütleb üks vanamoeline Eesti memm. Isand Jumal, anna kannatust ja ta saab seda kannatust, ta saab seda siiamaale ja siiamaale, sest ta küsib kannatust. Hästi suur erinevus on sõnadel kannatlikkus ja kannatus. Kannatust me saamegi kogu aeg, me kannatame pisihäda, me kannatame maksukoormuse all, me kannatame ja siis kaua elame. Aga kannatlikkus on inimese suurim voorus. Tead ju küll, ära lobise, ma räägin sinuga. Tead ju küll, kui palju vajame sõprust. Luba mul olla selle saatuse kõige ilusama ja õrnema kingituse vääriline. Anna mulle rikkalikult kujutlusvõimet, 1 sõna, et saaksin õigel ajal, õiges kohas, kas vaikselt enne kassi nüüd põhimõtteliselt sa võid panna koma, aga ei pruugi. Kas nii või naa on üks erandlik kass, mille ees ei tarvitse olla koma. Kas vaikselt või välja öeldes. Ka välja öeldes on sul vabadusega sõna, sa võid selle kokku kirjutada, kui sa rõhutad rohkem sõna välja, siis on ta sul lahus. Ja kui sa rõhutad sõna öeldes, välja öeldes, siis sa kirjutad ta kokku. Anda kellelegi vaja minevat soojust. Jätame lahku. Tee minust inimene, kes teab, kuidas jõuda nendeni, kes on omadega täiesti põhjas. Päästa mind ära hirmust, et mul jääb elus midagi vajaka. Vajaka, see on siis puudu, ei ole ja ei tule. Seesuguse suhtumisega me kipume mürgitama oma hetke siin ja praegu. Ära anna mulle seda, mida endale soovin, vaid seda, mida tegelikult vajan. Miks ei täitu meie paljud soovid? Sellepärast, et universum, kõiksus on tark nagu lapsevanem, mitte helde nagu jõuluvana. Jõuluvana ei too sulle asju, mida sul ei ole vaja. Juhul, kui su vanemad sinna jõuluvana kotti neid üleliigseid asju ei topi. Aga meil
on õnneks universumil piisavalt oidu tuua, anda, jagada meile seda, mida meil on vaja, mitte kõike seda, mida sa tahad. Puldiautot, Ferrarit, konsooli. Õpeta mulle väikeste sammude astumise kunsti, kordab Exupéry selle teksti alguses olnud palvet. Kordamine ühest küljest on tarkuse ema, teisest küljest on see ka väga hea tehniline võte oma teksti vormistamiseks. Kui sa kirjutad oma kirjandit ja oma palvet, siis sinu sissejuhatus on see, mis ütleb ära sinu peamise mõtte ja sinu kirjutatud lõppsõna võtab kokku su teksti ja selleks sobib üsna samasugune väide, väljend, lause, nagu sul juba oli teksti alguses. Jõudu sulle palvetamiseks ja kirjutamiseks.